aadlikest rektorid ja õpetajad. Rektor ehk siis ülikooli või mõne muu kõrgkooli või keskkooli juhataja, ehk siis tänapäeva mõistes direktor. Aadel jaotus 2 suuremaks osaks, kõrgaadel ja alamaadel. Üldmõistena on aadel eesõigustatud kõrgem seisus ühiskonnas. Talupoeg on põllumajandustööline, kellele kuulub või kes rendib vaid väikest maatükki. Meie koolis on olnud päris mitmeid rektoreid, kes on sündinud aadliseisusesse. Näiteks Wilhelm Ludwig Julius von Rossillon, vabameelse suhtumisega ja kõrge vaimuharidusega särav härrasmees, osales aktiivselt Tallinna kultuuri- ja seltskonnaelus, pühendudes samal ajal siiralt noorsoo kasvatamisele. Christoph Adam von Stackelberg. Väikse poisina vandus Christoph, et ta tahab oma elus ainult head teha. Joachim Johann von Thieren, matemaatika ja õigusteaduse professor, täiendas kooli õppevara soetades astrolaabi. Alexander Julius von Perting 1882. aastal rajas Perting abivajajate gümnasistide tarvis fondi, mis andis võimaluse 28 aasta jooksul mitme põlvkonna noortele juurdepääsu haridusele. Karl Heinrich Johann von Pauker töötas Tallinna Kubermango gümnaasiumis rektorina vaid 1,5 aastat. Teenis välja riiginõuniku tiitli teenistusalase tegevuse eest. Christoph Adam von Stackelberg. Ta sündis 14. detsembril 1777 Vääna mõisas Harjumaal. Stackelbergi vanemad kasvatasid oma lapsi põhimõttel, et kasvatus peab laskma looduse poolt lapsesse istutatud omadustel vabalt välja areneda, hoides temast eemal ühiskonna halvad mõjud. Sellest innustatuna võimaldasid nad kõikidel oma lastel saada haridust just igaühele eraldi välja töötatud õppekava alusel. Christoph oli oma vendadest erinev ja sellest tulenevalt õppis ta ainukesena Tallinna Kubermango gümnaasiumis. Peale gümnaasiumi lõppu asus ta õppima Göttingeni ülikooli arstiteaduskonda, kuid ta vahetas selle õigusteaduskonna vastu välja. Peale lõpetamist reisis ta ringi ning Šveitsis tutvus ta pedagoogiliste uuendustega, mille kavatses kohandada Eesti oludele. Tänu sellele sai ta kutse läbi viia Eesti pedagoogiline reform. Selle ametikoha juurde käis tema nimetamine kõikide riiklike koolide direktoriks ning ka väga kopsakas aastapalk. Vastavalt uutele õpetuspõhimõtetele soovis ta koolitada andekaid Eesti noormehi pedagoogideks eestikeelse kooliõpetuse tarvis. Ta võttis isegi mõned vaesemad õpilased oma koju kostile. Nende hulka kuulus ka Friedrich Reinhold Kreutzwald. Tänu temale sai gümnaasiumisse õppima asuda esmakordselt talupoja seisusest eestlased. Paljudest nendest võrsusid meie esimese ärkamise aja tegelased. Ta oli üks neist, kes hakkas hoolt kandma eestlaste eestikeelse hariduse andmise eest. Stackelberg abiellus 1810. aastal Josephine Brunswickiga, kes oli Beethoveni eluaegne muusa ning suur armastus. Abielu ajal sündis neil 3 tütart. On vihjeid, et viimase tütre isaks oli hoopis Beethoven, kuid Stackelberg käitus selle tütrega, nagu too oleks tema enda oma. Ta lahkus küll Josephine juurest, kuid võttis kõik 3 tütart endaga kaasa. Stackelberg läks ametliku usukäsitlusega vastuollu ja seetõttu vabastati 1834 Kubermango gümnaasiumi direktori ametikohalt. Stackelberg suri 7. novembril 1840 Tallinnas ja maeti Keila kirikuaeda. Wilhelm Ludwig Julius von Rossillon. Ta sündis aastal 1778 Prantsuse Marsali pojana Marburgis. Oma koolihariduse omandas ta Saksamaal. Aastal 1800 pärast rännakuid Austriasse ja Põhja-Itaaliasse sattus ta ka Eestisse, kuhu jäigi alatiseks. Rossillon ostis omale mõisa Rakvere lähistele. Ta sulandus kiiresti Eestimaa ühiskonda ning 6 aastat peale kolimist valiti ta juba rüütelkonna sekretäriks. Juba 1834 kinnitati Rossillon Kubermango gümnaasiumi direktoriks. Oskas ilma igasuguse ettevalmistuseta ja vastava hariduseta imehästi kooli korraldada. Gotthard von Hansen mainis oma mälestustes, et paremad ajad algasid siis, kui Stackelberg tagandati ja määrati erudeeritud ning tolerantne Rossillon koolidirektori ametikohale. Rossilloni ajal tehti koolis ümberhitustöid, mille tulemusena oli gümnaasium 6 klassi võrra rikkam.
kui Vene keisrinna küsis, kas ta on eestlane, siis Rossiljon olevat vastanud: ma olen ihult ja hingelt eestlane, mu ema oli siin, ma abiellusin siin, mu lapsed sündisid siin ja mul pole teist kodumaad. Aleksander Julius von Perting. Perting sündis Tallinnas ja õppis Tallinna Kubermangu gümnaasiumis. Hoolimata oma teaduskraadis filosoofia teaduskonnas, pidi Perting esialgu töötama lihtsa koduõpetajana. 1857 alustas tööd kreeka keele ülemõpetaja asetäitjana ja aasta hiljem sai ise ülemõpetajaks. Meie kooli lõpetanu Otto Greifenhagen on meenutanud Pertingut kui kooli armastatuimat õpetajat, keda hinnati tema südamliku ja lihtsa käitumise poolest. Perting oli väga hea antiikajaloo tundja ja teda kuulati meeleldi. Meie gümnaasiumi ajaloo seisukohalt on ülimalt tähtis asjaolu, et ta jätkas gümnaasiumi kroonika pidamist. Nimelt koostas ta meie koolis töötanud õpetajate kohta raamatu, mis koondab 230 aasta jooksul ametis olnud rektoreid ja direktoreid. 13. augustil 1890 sai Tallinna Kubermangu gümnaasiumist keiser Nikolai I gümnaasium, mis tõi paraku endaga kaasa uue direktori ja Perting pidi ametikohalt lahkuma. Ta töötas meie koolis 33 aastat, olles õpetaja, inspektor ja direktor. Gotthard von Hansen. Aadlikes eesusest ei olnud vaid rektorid, vaid olid ka õpetajad, kellest üks silmapaistvamaid oli Gotthard von Hansen. Hansen lõpetas Kubermangu gümnaasiumi, seejärel õppis Tartu Ülikoolis filoloogiat ja ajalugu ning lõpetas ülemõpetaja eksamiga ajalooteaduses. Ta oli ajaloo ja geograafia ülemõpetaja alates 1854. aastast Tallinna Kubermangu gümnaasiumis. Lisaks tegeles Hansen ka Eestimaa Kirjandusühingus, olles Isamaa sektsiooni direktor. Ta pälvis Püha Anna ja Stanislavi 2. klassi ordeni oma õpetajatöö, ajalooliste uurimustööde ja avaldatud väljaannete eest, sealhulgas ka gümnaasiumi ajaloo avaldamise eest. Nii tema 25. kui ka 30. tööaastat Tallinna Kubermangu gümnaasiumis tähistati pidulikult. 25. tööaastat tähistati eriti uhkelt, austamisaktusega. Hiljem mindi koos kolleegide ja sõpradega pidulikule õhtusöögile Sankt-Peterburg hotelli Rataskaevu tänaval. Pensionile jäädes tegi ta märkimisväärse töö Tallinna linna arhivarina, lahkudes sellelt kohalt 79-aastasena, olles ise peaaegu pime. Gümnaasiumi 250. aastapäevaks anti välja raamat Gotthard von Hansen, mis on meie kooli ajaloo seisukohalt väga tähtsa väärtusega.